Kui ka sinul on juhtunud niimoodi, et suvel on ootamatult lilleampel või rõdukast läbi kuivanud või keset suve, kui on kõige ilusamad ilmad puhkuseks, kipub hoopis sinu muru ära kuivama ja muuta hoopiski kollaseks, siis tea, et ka sinu probleemile on lahendus ja Compol on täiesti uus tootesari, mille nimi on Aquadepot. Ja nagu nimigi ütleb, need tooted aitavad sinul ja sinu aial paremini põuaga toime tulla. Ja ma kohe räägin ka lähemalt, miks need tooted nii erilised on. Muru jaoks on täiesti eraldi väetis ja see on täiesti orgaanilist päritolu materjalist ja ta toimib kahel viisil. Esiteks, peale selle väetise kasutamist saavad taimed siit hulgaliselt toitaineid ja peamiselt just tänu lisatud kaaliumile suudavad taimed paremini põuaga toime tulla. Ja tema teine mõte on see, et ta on pikatoimeline, et kuna selles väetises on hästi kõrge orgaanilise aine sisaldus, siis tänu sellele muutub ka muld paremaks. Just selles mõttes, et mulla elustik on aktiivsem, kui sa annad sellele mullale juurde rohkem orgaanikat, tema struktuur paraneb ja tänu sellele saab ta ka paremini vett kinni hoida ja siis anda seda uuesti murutaimestikule kasutada, kui tuleb selline põuasem periood. Need on sellised hästi ilusad ühtlased graanulid ja täiesti tolmuvabad ja tänu sellele on just väetise külvikuga väga hea seda väetist murule kanda, et tänu sellele sa saad anda sellise ühtlase kihi ja tänu sellele on see muru ka palju ühtlasemalt roheline ja palju nauditavam vaadata. Et minul on just see probleem, et see ala minu õuel, see muruplats, mis piirdub sillutisega, just see koht kipub kõige rohkem põuasemal ajal ära kuivama. Aga nüüd mul enam seda muret ei ole, sellepärast, et kui ma juba praegu maikuus kannan selle väetise peale ja jätkan väetamist suve jooksul, siis tõenäoliselt muru kastmise asemel saan ma hoopiski näiteks perega rõõmsalt aega veeta. Ja teine probleem, mis meil koduaednikel ikka kipub olema, on see, et me peame oma lilleamplite eest hoolitsema. Ja kui meie jaoks on ilus ilm, siis taimede jaoks tähendab see hoopis seda, et siin ampli sees võib vesi otsa saada ja taimed võivad täiesti ära kuivada. Aga selles samas Aquadepot sarjas on universaalne istutussubstraat ja see on selles mõttes eriline, et siia on segatud sisse geeli, mis hoiab kinni kuni 2,5 liitrit vett ja annab selle siis taimedele tagasi kasutada siis, kui taimed seda vett kõige rohkem vajavad. Lisaks on siia substraadi sisse pandud tselluloosi ja seda puidukiudu on sellisest töödeldud, et ta tegelikult muutub väga imavaks ja samamoodi hoiab see vett kinni seni, kuni taimedel on siis vaja seda vett kätte saada. Ja sellesse universaalsesse istutussegusse on pandud ka kaasa juba toitainete varu, mis on samuti orgaanilist päritolu ja istutusjärgselt, kui taimed juurduvad, jätkub sellest toitaine varust kuni 5 nädalaks. Nii et minul ka praegu on plaanis siin kiiresti veel istutada üks betuuniaampel ja mul on siin Noora ampel, mis on 10-liitrine, aga ka tema on selles mõttes hästi läbimõeldud, et temal on siin põhjas ka veereservuaar, mis on 2-liitrine. Nii et kui ma seda amplit kastan, siis liigne vesi, mis vajub läbi substraadi, läheb siia alla ja siin on ka väike ülevoolu võimalus, et ma ikkagi oma taimi üle ei kastaks. Kui ma need betuuniad istutan, siis ma istutan selle ampli ikka nii, nagu ampleid istutatakse, aga ma näitan seda ka natukene lähemalt. Ja nagu ikka, et kui sa alustad istutamist ja sul on substraat kotis, siis alguses proovid teda nagu lahti mudida, siis ta avaneb uuesti, et transpordi käigus ikka ta võib olla natukene kokku vajunud, aga kui sa niimoodi ta lahti mudid, siis tema kõige paremad omadused tulevadki kõige paremini esile. Ja siin Noora ampli põhjas on selline väike alus, selle all on siis veereservuaar, aga siin on selline mulgustus ja see tegelikult oleks nutikas ka seda substraati täis panna enne, kui ma substraadi üldse siia ampli sisse panen, sest siit siis ta saab kõige paremini siit reservuaarist ka seda vett kätte. Natukene, ei pea väga kõvasti kinni suruma. Nii, ja nüüd ma panen selle siia põhja ja täidan selle ampli mullega. Ja siin on näha ka need valged perliiditükid, et kui see substraat on loodud selliselt, et tema ülesanne on hoida selles amplis taimed kastetuna ja hoida seda kastmisvett kinni selliselt, et need taimed siis kuivamal perioodil saaksid seda vett kasutada, siis need perliiditükid siin omakorda hoopiski annavad sellist struktuuri juurde, et taimedel ei tekiks seda tunnet, et nad oleks üle kastetud. Et selles mõttes väga nutikas. Ja nüüd ma istutan
selle ampli nii, nagu ampleid ikka istutatakse, et kõigepealt ma jälgin, et mul jääks siia kastmisvaru ja mina panen siia 2 petuuniat, mille ma koos oma väikse tütrega välja valisin ja siia 10-liitrisesse need 2 taime ongi tegelikult paras ports. Ja nagu ikka, kui sa teed istutuspotte või ampleid, siis jälgi, et sa servad ka kinni hoiutaksid, et see ikka kipub ununema. See on oluline selleks, et taim ei kuivaks siis ampli seinaküljest lahti ja et õhk pääseks juurtele ligi. Ja selles universaalväetises on toitainete varu, mis on juba taimedele kättesaadav umbes 5 nädalaks, mis tegelikult on isegi natukene pikem periood, kui need petuuniad juurdumiseks vajavad. Aga edasi ma kastan neid sellesama sarja vedelväetisega, mis on samuti orgaanilist päritolu ja ta on sellise üsna meeldiva lõhnaga ja selline tumedat värvi ja teda on väga lihtne doseerida selle väikse korgiga ja selle pakendi tagaküljel on ka tegelikult täpselt näidatud, et kui palju seda väetist kulub, nii et ka koduaednikul tegelikult on väga lihtne jälgida, kuidas seda väetusnormi vaadata. Ja samamoodi on siin selline kõrgendatud ka orgaanilise aine ja kaaliumisisaldus, mis aitab siis nendel taimedel tõeliselt põuasema perioodiga hästi toime tulla. Neid erinevaid Aquadipot sarja tooteid omavahel kombineerides saamegi me tegelikult palju muretumalt suvele vastu minna, sellepärast, et me teame, et meil kulub kastmiseks vähem vett, me peame kastma harvem ja kuna me ei pea iga päev oma lilleampleid kastma, siis me võime ka rahumeeli mõneks päevaks oma suvepuhkusele sõita, sellepärast et me ei pea kartma, et tagasi tulles on need taimed läbi kuivanud või õudus, kui me peaks need üldsegi välja vahetama. Ja need tooted ka, mida ma siin täna näitasin, need on saadaval Horticumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures. Mina jään veel siia, mul on 1 ampel veel istutada, aga sinuga kohtume juba järgmises videos.